Äriseadustik võimaldab alates 1. jaanuarist 2011 asutada osaühingu sissemakset tegemata ja seda tingimusel, et osaühingu osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot ja osaühingu asutajaks on füüsiline isik. Vastukaaluks algkapitali mittenõudmise eest ei või kuni sissemaksete täieliku tasumiseni suurendada ega vähendada osaühingu osakapitali ega teha osanikele ühtegi väljamakset. Väljamakse tegemise keeld ei hõlma ka osanikule makstavat töötasu. Osaühingu asutamine sissemakset tegemata ei tähenda ka seda, et osanikud ei peagi kunagi sissemakseid tegema. Osaühingu asutamisel sissemakset tegemata moodustub osakapital nõuetest osanike vastu. Nõuetest, mis tuleb täita asutamislepingus kokku lepitud ajal. Asutamislepingus võib olla kokku lepitud erinevalt. Näiteks selliselt, et sissemakset tuleb teha X kuupäeval või X tingimuse saabumisel või juhatuse esimesel nõudmisel. Kui asutamislepingus vastavasisuline kokkulepe puudub, siis tuleb sissemakset teha mõistliku aja jooksul. Osaühingu asutamine sissemakset tegemata ei tähenda ka seda, et osanikud osaühingu ees ei vastutaks. Kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses. Kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel. Kui osanik ei tee sissemakset ka pärast sissemakse tegemise kohustuse sissenõutavaks muutumist ega tee seda ka juhatuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul, siis kaotab osanik oma osa ja osaühingul on õigus võõrandada see osa teistele osanikele või kolmandale isikule. Osa võõrandamine teistele osanikele või kolmandale isikule ei lõpeta aga oma kohustust rikkunud osaniku vastutust, sest juhul, kui ka osa omandanud osanik ei täida sissemakse tegemise kohustust, vastutavad kohustust rikkunud osanik ja osa omandanud osanik tasumata sissemakse eest osaühingu eest solidaarselt. Kui aga osaühing ei võõranda osa teistele osanikele või kolmandale isikule, siis vastutavad puudoleva sissemakse eest osaühingu eest teised osanikud solidaarselt. Seega võib ühe osaniku poolt oma kohustuse mittetäitmine laiendada ka teiste osanike vastutust. Kokkuvõttes soovitan osaühingu asutamisel lisaks vastutuse ja piirangute küsimusele kaaluda ka küsimust, kas ja kuivõrd soosib sissemakset asutatud osaühing usalduskrediidi tekkimist. Rõhutan siinkohal, et sissemakseta asutatud osaühingu puhul ei ole tegemist nullkapitaliga osaühinguga.